Kiired ja mürarikkad tänavad on linnainimeste elu paratamatu osa. Pideva liiklusvoolu ja lõppematute helide taustal võib rahulikust keskkonnast vaid unistada. Veelgi enam, taolise linnapildi keskel pole just tavaline mõelda taluloomade pidamisest. Kuid maailma pidevas muutumises muutuvad ka inimeste tavad ning harjumused ja ebatavalisest pildist võibki saada tavaline. Sest just siin, ühel Nõmme kõrvaltänaval elab üks eriline pere, kes teeb midagi pigem ebatavalist. Nad peavad oma linnakodus kanu ja vutte. Ema, isa ja nende 3 väikest last, kes kodus räägivad lausa eesti, vene, inglise keeles, on otsustanud oma tavarutiini midagi erisugust tuua. Eelmisel kevadel tulid linnud perre vahva üllatusena. Minu arust oli isa see, kes soovis emale emadepäevaks üks päev enne emadepäeva mingi 3 tibu kinkida. Initially idea actually is coming from Silja, so she was talking about getting chicks and chickens in countryside in our summer house. So we didn't know anything big besides that chicks are cute and that's it. Farmer was also surprised that we were kind of city boys right from city to take chicks, and the idea was that we will boil buckwheat, rice and like give them this food, like potatoes, like whatever we have on our table. And he said, no, it will not work this way, you need some special food. And he gave us a 1 liter bowl of this food. It's a crumbles, it's a mixture of the different stuff, everything what is required for chicks and chickens. No linnas kanade pidamise juures positiivne lugu on ikkagi see, et lapsed saavad olla nagu maal. Et ma arvan, et see on see põhipoint üldse, miks mul abikaasa arvas, et võiks need kanad võtta. Et nad näeksid päris elu, kus see kanamuna tuleb ja kuhu ta siis läheb. No, there is one more thing. The idea already came afterwards. So instead of giving kids pocket money, they are selling eggs on their own. So we have Emma doing marketing, and these boys are delivering and collecting money. So they don't get, and daughter as well. So they don't get pocket money. They have eggs. If they want, they can sell. So like if you want new bicycle and you want to collect money, then sell eggs. Be smart. Aga mis ei meeldi, no me eelmine aasta hoidsime neid õues ringi kõndimas ja kogu see koristamisvaev, mis nendega on ikka päris meeletu, et kanade pidamine linnas ei ole ikka kõige lihtsam. Et siis seetõttu see suvi on niimoodi, et kanad on meil ainult kinni, ehk siis neil on oma aedik ja nad siia päris õue peale meil patseerima ei tule, kui siis ainult selleks hetkeks, kui me kogu seda maja puhastame, et siis nad saavad ringi kõndida. Meie isa, kes on nagu kogu selle linnuvabriku peadirektor siin, et tema ärkab väga vara hommikul ja siis tema tavaliselt paneb kanadele ja vuttidele vee ja midagi süüa. Ja söök on siis niimoodi, et kas nende enda spetsiaalne toit või tegelikult kõik, mis meil on eelmisest päevast need biojäätmed, et need on biojäätmed ja mitte biojäätmed, vaid biojäätmed. Ja sinu tahaksid pidu teha muidugi, tal on biojäätmed kogu aeg. Aknategu kanamajale oli selline plaan, et mul abikaasa kõpitses ise selle kanamaja valmis, ehk siis tegemist on tegelikult IT-inseneriga ja puidutööga absoluutselt väga vähe seotud inimene, aga võttis internetist, aga vaatas mingeid juhiseid ja plaane ja mõtteid ja proovis siis selle ise valmis kõpitseda, ehk siis see oli tema vaatas ka täiesti elu esimene kord, kui ta midagi niimoodi nagu oma pisikeste kätega ehitas. Aga siis mõte oli sellest aknast, et miks see aken siia üldse tekkis, oli ikkagi see, et kuna meil on siin ümbruskaunas palju lapsi ja poisid käivad ühes väga toredas lasteaias, kus on lasteaiarühmad, siis me kohe mõtlesime, et tegelikult maja on ju väike ja kõik lapsed korraga sisse ei mahu, et siis peab olema normaalne aken, mille kaudu saab käia neid vaatamas. Et siis kes iganes meile tulevad, nad tavast isegi väga ei küsi, et nad tulevad lihtsalt meile hoovi ja tulevad siia neid kanu vaatama, et selline aknalugu, jah. Eelmine kevad siis oli sealt aprillikuus me kolisime alles siia majja. Me elasime ka ennem korteris,
siis meil kanu muidugi ei olnud ja siis sellest hetkest, kui me siia tulime, ega me neid naabreid kõiki nagu ei tundnud. Aga kuna meil on need kanad ja naabritel on hästi palju lapsi, siis me oleme saanud kõikidega nagu tuttavaks tänu nendele kanadele. Ehk siis meil on pidev külalisvoog, kes tulevad siis ostma mune, mida siis poisid müüvad või siis lihtsalt neid vaatama. Et tänu sellele, tegelikult tänu kanadele väga suuresti me oleme nagu absoluutselt kogu neighborhoodiga tuttavaks saanud. Meie pere, millised me siis oleme, vaata? No, ma ei tea, siuksed tegusad. Tegusad, vot, õige vastus vist, et me oleme siuke tegus pere. Meil on 3 last ja ema, isa. Kanu on 5. Ja siis meil on 5 kana. See on vutt, meil on seal, on meil umbes 5 vutti ja siis meil on, minu toas on 1 vutt, ehk siis 11 on kokku juba. Ja suusi on äkki 20. Ja. Siis on juba 31 või? Ja siis on kass ja koer? Siis meil on kass ja koer, siis on 33 ja siis meil on kuldkala 34 ja siis terve trobikond väikseid kupisid. Ja siis põhjakoristaja kala. Ja põhimõtteliselt üle 50 vist. Tegelikult inimesed on loomad. On jah, vot. Siis meie ole ka. Jah, seda küll. Nii et võiks sinna samasse hulka lugeda, on ju? Ja siis meil on siin siis justkui uus põlvkond vutte, kes tegelikult meil sündisid. Millal nad sündisid? Mõned kuud tagasi. No oli 2 kuud tagasi sündisid. Nad olid inkubaatoris. Inkubaator on siis selline nagu koht, kus me paneme nagu munad sisse ja siis ta nagu justkui haub, aga ta on nagu masin meile nagu. Ja siis nad tulid nendest munadest, koorusid ja see oli väga armas vaadata, kuidas nad koorusid. Aga nüüd on juba nii suured, et nagu neid kätte võtta, siis on ainult kiinastega nendega toksima ja hammustama. 2 isase vuti nimed on Konstantin Paits ja Lennart Meri. See must on Sirius Black ja ta on see Sirius Black on üks tegelane Harry Potteri filmidest ja raamatutest. Aga meil on siin jaotatud ära kõik niimoodi kanad, et kelle omad on kanad ja siis näiteks see pruun kana, seal on minu oma. See siin on ma ei ole ta nime, ta on Tok-Tok ja ta on Gustavi kana. Siis see Sirius Black on Henri kana ja siis see on mu ema kana. Tema on Luna igatahes ja tema on Pipilotta ja siis nagu Pipi, sellepärast et tal on sellised pruunid nagu sellised pruunikad, punased juuksed nagu Pipi piksukal ja Pipi piksukal. Sirius Black ja Luna. Luna on ka kusjuures sealt Harry Potteri filmidest, Luna Lovegood on tulnud see nimi, sest me oleme perega suht suured fännid. Teistele linnuhuvilistele, kes linnas elavad, et vist peaks läbi mõtlema ennem, et kas on aega kõige sellega tegelemiseks. And you need to love them, I guess. This is the most thing. If no, then don't take them because there is also trouble with all of this thing. But they are funny also, you see. Look, pretty animal. You were thinking to have these silk chickens. Silk and the idea is to get for Easter different colors of eggs. So we have white and brown, and I'm looking for the blue eggs or for green eggs. Yeah. No ja plaan oli siidikanad olid võib-olla, aga siidikanadega on see lugu, et kanad tegelikult, et nad oleksid ühes puuris sõbralikud, nad peavad olema suhteliselt ühe suurusega ja siidikanad on väiksemad nendest, et siin võib tekkida nagu selline kanakambakas, öeldakse selle peale, et väiksemaid ahistatakse siis, et me peame vaatama, kas me saame siidikanad kampa võtta. Aga praegu meil on plaan, meil ei ole plaan linde ehitada või linde juurde võtta, vaid meil on plaan saun ehitada ju. Наконец-то. Yeah, to build sauna. If you are planning to get some birds at home, then you need to think about the sound, roosters. So you need to make sure that you are not taking a rooster, because it is distracting your neighbors and yourself. Yeah. But otherwise, just start doing it. If you don't overthink, just start doing it. Yeah.